Kujutage ette, et olete lennukis ja ta järsku vajub alla. Ühe päeva jooksul 2 eri mandril asuval lennul reisijad kogesid seda õudusunenägu, tugevat turbulentsi, mis on juba muutumas reaalseks ohuks miljonitele inimestele. Samal ajal kui lennumeeskonnad maadlevad õhutaskutega, maapinnal möllavad katastroofid. Selles väljaandes käsitleme viimase nädala kõige laastavamaid kliimanähtusi, samuti turbulentsi kõige ohtlikumat külge ja võimalikke riske lennureisidele lähitulevikus. Supertaifuun Ragasa. 22. septembril üle Filipiinide pühkis supertaifuun Parasa. Püsiv tuulekiirus ületas 265 kilomeetrit tunnis, puhanguti kuni 295 kilomeetrit tunnis, mis on samaväärne 5. kategooria troopilise orkaaniga. Lainete kõrgus ulatus 14 meetrini. Pagas osutus selle aasta tugevaimaks troopilisest tsükloniks planeedil. Taifuuni silm läbis Pabu Jani saarestiku, mis asub tihedalt asustatud Luzoni saare lähedal. Ligi 25 000 inimest eelnevalt evakueeriti ja paigutati ajutistesse varjualustesse. Taifuun kahjustas elektriliine, arvukalt murdis maha puid ning põhjustas mitmes piirkonnas üleujutusi ja maalihkeid. Peatati siseriiklikud lennud, parvlaevaliiklus ja kalapüüki. Koolie ja valitsusasutusi 29 provintsis, sealhulgas pealinnas Manilas, ajutiselt suleti. Tuhandeid hektareid koristusvalmis riisi ja maisipõlde olid üle ujutatud või tuule poolt kahjustatud, ohustades toiduga kindlustatust kogu piirkonnas. Põhjapoolses Bengueti provintsis hukkus 1 ja veel 7 inimest sai vigastada ühel suurel maanteel toimunud maalihkes. Ka merel leidis aset tragöödia, lainete ja tuule survel läks ümber kalalaev, mille pardal oli 13 inimest. 7 inimest hukkus. Taifuun Parasa tabas ka Taiwani saart. Selle ääreala tõi alates 22. septembrist saare idaossa enneolematuid paduvihmasid. Mõnes kohas sadas maha umbes 1000 millimeetrit vihma. 23. septembril vihmasajud Hualiani maakonnas täitsid ülejärve, mis moodustus suve alguses maalihke tagajärjel. 60 miljonit tonni vett murdis läbi loodusliku tammi ja voolas orgu mööda Guangpu turismikülla. Pealtnägijad kirjeldasid seda tsunamina. Mudarikka veevoolud laastasid terveid linnaosasid, pühkides minema autosid ja maju. Elanikud olid sunnitud otsima varjupaika hoonete ülemistel korrustel. Maakonna sillad ja sõiduteed suleti ning rongiliiklus peatati. Hukkus vähemalt 17 inimest ja veel 17 saatus on teadmata. 24. septembril taifuun jõudis Mandri-Hiinasse. Guangdongi provintsis ennetavalt evakueeriti üle 2 miljoni inimese. Yangjiangi linnas võimsad tuuleilid murdsid üle 50 000 puu, kahjustasid arvukalt hooneid ja põhjustasid ulatuslikke elektrikatkestusi. Hongkongis anti välja kõrgeim ohutase, vigastada sai üle 100 inimese. USA. 18. septembril troopilise tormi Mario jäänuste poolt kaasa toodud äikesetormid põhjustasid Lõuna-Californias võimsaid mudalaviine ja äkilisi üleujutusi. San Bernardino maakond sai tõsiselt kahjustatud, mõnes piirkonnas sadas vaid tunniga maha ligi 4 kuu jagu vihma. Mudavoolud ujutasid üle sõiduteid ja maju ning 10 inimest, kes olid oma autodega maanteel, jäid umbes 10 tunniks lõksu, kuni päästjad puhastasid tee lahti. Üleujutused mõjutasid ka kõrbeala. Surmaoru rahvuspargis paduvihmad muutsid sõiduteid mudamülgasteks, sundides mitmeid trasse sulgema. Barstow linna lähedal toimunud sündmus muutus tragöödiaks. Veejood uhtusid minema autot, milles olid isa ja tema 2-aastane poeg. Laps kahjuks hukkus. Tormi ajal registreeriti üle 9200 välgulööki. Nii kuiva piirkonna kohta see on anomaalselt suur arv. Lõuna-Californias on septembris tavaliselt vähe vihma, kuid seekord 2020. aasta metsatulekahjude poolt laastatud maadel sadas ebatavaliselt palju sademeid. Kõrbenud pinnas muutis nõlvu võimetuks niiskust kinni pidama, põhjustades laastavaid maalihkeid ja mudavoogusid.
Gruusia. 20. septembril Gruusiat räsis tugevate paduvihmadega torm. Acharya vabariik sai rängalt kannatada, seal ujutas üle sõiduteid, maju ja põllumaid ning kahjustas elektriliine. Ka Gruusia peamine kuurortlinn Batumi sai kahjustatud. Tugev tuul murdis parkides ja väljakutel puid. Paduvihmad reostasid peamise veevõtukoha, jättes suurema osa linnast joogiveeta. Tugev lainetus kahjustas rannajoont ja ranna infrastruktuuri. Lained uhtusid kaldale suure hulga vetikaid ja prahti peaaegu kogu Acharya rannikul. Selle tulemusel võimud kehtestasid meres ujumisele range keelu. Khelva-Chauri vallas jõgi ajas üle kallaste ja ujutas üle ühe Acharya maalilisema nurga, Mathakheli oru, sisuliselt lõigates selle välismaailmast ära. Osa elanikke evakueeriti turvalisematesse piirkondadesse. Tõsiselt sai kahjustada turismitaristu, kohvikud ja restoranid, sealhulgas populaarne asutus Mathakhela rahvuspargis, said üle ujutatud. Keda vallas sai elamu kokkuvarisemise tagajärjel vigastada 2 inimest. 21. septembril lakkamatu vihm tekitas Samegrelo Ülemsvaneti piirkonna mitmes omavalitsuses tõsist kahju. Ujutas üle ärikinnisvara, elamute esimesed korruseid ja aiamaid. Elanike kodumasinad ja mööbel said kahjustada ning hävisid talvevarud. Vihmad hävitasid sillatruupe ning maalihked blokeerisid mõned sõuduteed. Venemaa. Alates 17. septembrist Dagestani vabariiki on räsinud äärmuslikud vihmasajud, mis toonud igapäevaellu kaost ja hävingut. Mahatškalas 3 tunniga sadas maha pool kuu sademete hulgast. Vabariigi pealinna tänavad hetkega muutusid jõgedeks, autod hulpisid veejoodes. Järgnevatel päevadel olukord halvenes veelgi, vähem kui 2 päevaga siin sadas maha 2 kuu jagu vihma. Suurem osa Dagestani eelmäestikust, sealhulgas sellised suurlinnad nagu Isberbaš, Kaspiisk ja Mahatškala, sattusid loodusjõudude rünnaku alla. Autod jäid keset tänavate seisma ja mõningaid neist hoovusega uhtus minema. Mõnes kohas vesi tõusis nii kõrgele, et sööstis akende kaudu majadesse. Inimestel paluti kraanivett mitte juua, kartes, et saasteained võisid veevarustusse sattuda. 73 küla jäid elektrita. Interneti ja mobiiltelefonilevi oli katkendlik, mõnes piirkonnas oli täielik elektrikatkestus. Hävinud sildade ja maalihkete tõttu 40 küla jäi transpordivahenduseta. Dagestani mägedes sel aastal sadas lund maha tavapärasest oluliselt varem, mis ootamatult tabas lambakasvatajaid üllatusena. Kumbetovski rajoonis, enam kui 2,5 kilomeetri kõrgusel, jäi mitme tuhande lamba karilumme lõksu. Loomad ei suutnud ise välja pääseda, kuna tugev vihmasadu blokeeris rajad. 21. septembri õhtul Argvani küla elanikud maasturi ja buldooseri abil asusid karjaseid aitama. Tänu nende abile kariloomad toimetatud turvalisse kohta, hoides ära suuremaid kaotuseid. Türgi. 18. septembril Lõuna- ja Lääne-Türgit taas haarasid ümber ulatuslikud metsatulekahjud. Kõige võimsam puhang leidis aset Antala kuurort provintsis. Tuulega võimendunud leegid levisid kiiresti mööda mäenõlvade ja metsaalade, muutes populaarseid turismisihtkohti katastroofitsoonideks. Tulekahju kustutamiseks oli suunatud märkimisväärseid ressursse, 13 helikopterit, 4 tuletõrjelennukit ja ligikaudu 800 päästjat. Suur tulekahju puhkes Alanya linna lähedal ja lähenes kiiresti elamutele. Inimohvreid õnneks ei olnud, kuid üks inimene sai suitsu sisse hingates mürgituse ja teda toimetati haiglasse. Antalya linnas puhkenud tulekahjud sundisid evakueerima enam kui 200 koduelanikke. Peleki linna lähedal puhkes veel üks ulatuslik metsatulekahju, mis otseselt mõjutas turismi infrastruktuuri. Prestiižse 5-tärni hotelli baarid ja kommunikatsioonistruktuurid süttisid põlema. Võimud otsustasid hotelli külalisi ja töötajaid ohutsoonist evakueerida. Argentiina. Pärast 20. septembri öösel Argentiina keskprovintse tabanud võimsaid torme oli välja kuulutatud eriolukord. La Pampa provintsis Santa Rosa linnas sadas tugevat rahet, mis muutis tänavad jäisteks voogudeks.
Raheterade suurus oli samuti šokeeriv, Ordo kui linnas ja selle ümbruses Trenque-Lauqueni piirkonnas need olid kanamuna suurused ja mõnes kohas isegi tennisepalli suurused. Sotsiaalmeediat täitsid pildid rahest, mis sõna otseses mõttes murdis välja kanalisatsioonisüsteemidest, sealhulgas elanike kodudes asuvatest tualettpottidest, täiesti lõhkudes äravoolusid ja torusid. Merlo linnas 3-lapseline perekond jäi oma koju lõksu, kui tugev tuuleiil rebis hoone konstruktsiooni tükkideks ja selle fassaadile varises. Ja Santa Fe provintsis tugev torm rebis mitmekümne maja katused täielikult maha, sundides elanikke evakueeruma. Mendoza provintsis lumesadu ja temperatuuri langemine -12 kraadile sundis Cristo Redentori rahvusvahelise kuru, mis on oluline Argentina ja Tšiili vaheline maismaatee, 2 päevaks täielikult sulgema. Oluline on ka see, et hoolimata märkimisväärsest materiaalsest kahjust inimohvreid õnnestus vältida. Brasiilia. Eelmisel nädalal Lõuna-Brasiiliat räsisid tormid, mis tõid endaga kaasa tugevat vihma ja rahet. Tuulekiirus saavutas piirkonna jaoks kriitilise taseme. Campo de Marte lennujaamas registreeriti kuni 98 kilomeetrini tunnis ulatuvaid tuulepuhanguid. Tuul murdis maha puid ja ehitisi, mis ei pidanud sellistele puhangutele vastu. São Paulo osariigis sai vähemalt 8 inimest vigastada ja vajasid arstiabi ning samanimelises linnas osalise katuse sissevarisemise tõttu suleti Brasi metroojaam. Paran osariigis hukkus langenud puu alla naine ja Santa Catarina Sparra Bonita väikelinna läbis tornaado, mis jättis endast maha ulatusliku hävingu. 22. septembril üle 100 kilomeetri tunnis puhunud tuul sõna otseses mõttes hävitas tohutu Toyota tehase laohoone Porto Felicis. 10 inimest sai vigastada. Tormi tagajärjed olid katastroofilised, tuhanded kodud kaotasid katused, langenud puud ja elektriliinid halvasid liikluse ning miljonid elanikud jäid elektrita. Mitmed linnad kogesid ulatuslikke veekatkestusi. Tormi ajal toimus ka lennundusintsident. 21. septembril Latam Airlinesi lennuk sattus vahetult pärast õhku tõusmist rahe alla ja tugeva turbulentsi, mis tekitas reisijates paanikat. Pealtnägijate sõnul intsident kestis umbes 15 minutit, meenutades sõitu Ameerika mägedel. Oli tõeliselt õudne, salongis valitses tugev ebamugavus, karjed ja meeleheide. Lennuki ninaosa sai kahjustada, kuid sellele vaatamata õnnestus ohutult maanduda sihtkohas ja pardal vigastustatuid ei olnud. Hispaania. 21. septembril Ryanairi lend Põhja-Hispaaniast Vitoriast Palma de Mallorcale maandumiseks lähenedes sattus tugeva turbulentsitsooni. Selleks hetkeks olid kõik 180 reisijat juba oma kohtadel ja nende turvavööd kinnitanud, seega keegi neist vigastada ei saanud, erinevalt stjuardessidest, kes olid sel hetkel püsti ja kontrollisid lennuki maandumisvalmidust. 2 neist said raskeid vigastusi, ühte paiskas üles ja ta põrkas vastu lage ning teine sai löögi toidukäru. Ülejäänud meeskonnaliikmed said kergemaid vigastusi. Pärast maandumist nad kõik said lennujaamas arstiabi. Pealtnägijad jagasid oma šokki turbulentsi intensiivsusest, mis tekkis ootamatult pärast muidu rahulikku lendu. Harjupärased lennuliinid on muutumas kõrge riskiga tsoonideks. Rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni 2024. aasta aruande kohaselt ligi 75% tõsistest pardal saadud vigastustest oli seotud turbulentsiga. Kõige traagilisem intsident leidis aset Brasiilias, lennuk kukkus üle 5 kilomeetri kõrguselt alla vaid 1 minutiga. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed hukkusid õnnetuses. Viimastel aastatel on uuringud üha enam dokumenteerinud nii turbulentsi sageduse kui ka raskusastme suurenemist. Selle muret tekitava teema on juba üles võtnud suuremad meediakanalid üle maailma. Vaatamata ilmsele trendile niinimetatud eksperdid jätkuvalt veenavad avalikkust, et see on vaid ebameeldiv ebamugavus, mitte tõsine ohutusoht. Turbulentsi on mitut tüüpi, konvektiivne, orograafiline ja kõige ohtlikum ning seni uurimata tüüp, selge õhuturbulents. Seda nähtust praegu ei ennustata ega registreerita radarite abil. Kaasaegne teadus ei mõista selle nähtuse tegelikke põhjuseid ja seostab selge õhuturbulentsi esinemist tuule suuna või kiiruse järsu muutusega.
See aga ei seleta, miks sellise nähtuse tsooni sisenedes lennukid sekunditega sõna otseses mõttes kukuvad 10 meetri võrra alla. Atmosfääri soojenemine mängib kindlasti rolli turbulentsi ja joavoolude suurenemises, kuid tegelikult põhjused peituvad palju sügavamal: elektromagnetilised anomaaliad, mis on seotud maa sisemuses toimuvate protsessidega. 2023. aasta aprillis esitleti Allatra teadlaste uuringu tulemusi selge õhuturbulentsi olemuse ja eriti anomaalsete õhutaskute ilmnemise kohta ning kõlasid pettumust valmistavad prognoosid selle nähtuse sagenemise kohta. Teaduslike leidude kohaselt muutub atmosfääri molekulide ionisatsioon magnetvälja häirete tõttu ebatüüpiliste magnetanomaaliate piirkondades ja nendevahelised sidemed nõrgenevad, mis tähendab, et õhk lakkab lihtsalt õhusõidukeid toetamast. Kui inimkond ei astu otsustavaid samme, jõuab lähitulevik punkti, kus lennukid ega helikopterid ei suuda enam õhku tõusta ja isegi kui nad seda teevad, on ebatõenäoline, et nad maanduvad. Kiiresti kasvava turbulentsi ignoreerimine tähendab miljonite inimeste surmaohtu seadmist. Kahjuks tänapäeva ühiskonnas, kus inimelu alavääristatakse, selliseid anomaaliaid korralikult ei uurita ja veelgi enam, neid varjatakse viimase hetkeni, et vältida paanikat ja saamata jäänud kasumit. Kui palju lennufirmasid teie arvates oleks valmis tegema avaldust, et lendamine on nüüd ohtlik? Tehke omi järeldusi.